tegijaid ei ole ühelgi jalajaama avamisel olnud. Tavaliselt on 1/3 kipub olema sule- ja filmimehi. Aga nüüd on, ütleme, need, kes tegelikult siia panustanud on kõik kohal ja rohkemgi veel. Et iseenesest on väga meeldiv, et minu Paldiski ja selle Pakri poolsaare jaoks, et see on kõige tähtsam koht. Eleringi, ütleme, selle suure alajaama ja siis, ütleme, väikse võrgu vahel, mis iga maja juurde läheb. Et läbi selle käibki kogu Pakri poolsaar ja siin on üks omapära ka, et ega mujalt sealt kaugemalt siia, ütleme, väikest võrku pidi särtsu anda ei saa. Et siin on pingete erinevus, mis on, ütleme, ajaloolisest sellest sõjaväeperioodist jäänud siia ja täna ei ole mõistlik seda pinget muuta ka. Aga tulla tagasi siis, et me hakkasime pihta 2012 selle asjaga. Siin esimene asjaajamine oli kõik need maasjad, mis võttis natukene aega, need saime korda. Ja kui tavapäraselt ma ütlen, et me ehitame objekti ümber, mis on ehitatud 50-60 aastatel, siis see objekt on ehitatud, ütleme see vana, mis enam ei ole, oli 70-ndatel. Et miks siis nagu 10 või 15 aastat vanuse uuem asi siia nimekirja sattus ja ära tehti, on praktilised põhjused. Et esiteks on see, et Paldiski linn on niivõrd palju arenenud, ütleme, siin taga on sadamad, siia tuleb tootmist. See alumine võrk on juba palju uuem kui see vana seade oli ja teine on see, et millal see alajaam siis enne ehitati, 70-ndatel, mis siin siis oli. Et see on tehtud selle, kus oli kinnine linn, sõjavägi ja see kvaliteet oli nagu ta oli. Et mul meenub siiamaani vanasse jaotusseadmisse pandi betoon põranda peale raudplaadid vist enne. Sellepärast, et lihtsalt betooni oli liiga vähe tsementi jagunud. Ja need vankrite väljatõmbamisest olid kulunud nii sügavad jäljed sisse lihtsalt. Et see on nagu üks näide sellest ehituskvaliteedist ja muudest asjadest. Ma ei räägigi. Pluss see, et siit lähevad suured energiavood läbi. 25 giga kuskil. Ja siis hakati sellega pihta. Ja ehitustööd tõustas Merko. Infra on vist õige mõelda. Ja minu arust sai väga hästi hakkama. Ja siin ta nüüd on. See poolt nii palju, et meie jaoks on iga kui me oleme 10 aastat alajaama turul olnud, on olnud algusest peale on prioriteedid kvaliteet ja tähtaeg ja sellest õnnestus ka selle alajaama puhul kinni pidada. Ja loodame, et meil tulevikus Elektrileviga selline hea ja viljakas koostöö jätkub. Rõõm oli osaleda. Jah, et võib-olla, et kuna me investeerisime siia, ütleme, selle objektiga kokku oli 1,3 miljonit ja siin elektrivarusse saab 2900, siis kas majapidamist või ettevõtet? Et kuidas ta Paldiski tegemisi mõjutab, kas ikka 3 kommentaari äkki? No ikka Paldiski tegevust loomulikult ta mõjutab, sest olgem ausad, juba põgusalt sellel teemal siin te puudusite, et kinnine linn ja mingid projekte või tehnilistel kommunikatsioonidel ju ei olnud, eks ole. Kõik on hiljem üles joonistatud. Praegu käib ju 5. etapp ka vee- ja kanalisatsiooni torustiku vahetamist siin Paldiski linnas, et igasugune tehniline kommunikatsioon annab meile, kuidas öelda, teeb elu mugavamaks ja annab meile kindlust juurde ja mäletan veel pool aastat tagasi oli meil siin ikkagi Paldiskis päris pikad siuksed elektrikatkestused ja ma loodan, et selle renoveeritud uue alajaama näol see probleem jääb nüüd selja taha. Aga eks me seda näe. Eks seal üks osa sellest, et teine osa on siin see kaabli. Aga äkki lõikaks linti ka, et pakk tegema. Niimoodi võiks teha, et igaüks saaks tükki ja mina saaks ka tükki. No ma lõikan siis enne. Aga saab midagi, ta see nii lihtne. See jääb sulle. Boris lõikab kuidagi niimoodi, et lõikasid mõne õppe vahelt. Niimoodi jah, siit ülevalt näed, ülevalt lõikab, siit ma jään kinni. No lõika. See kukub ära sul, ta ei endale. Nii ja nüüd lõika endale ka. Nii. Kuule, aga linnale ma oleks kütta. No hea küll. Riputada kuskile. Fotograaf tuleb sealt. Kõik siis annavad elektrijaotus seaduse. Sulle ka alles.
reeglite järgi saab kinni pidada. on hea soe. Siin võib ära võtta, onju. jah, see võib. seal järgmises ruumis ei või. Järgmises ruumis ei või või? aga võib-olla võiks siit hästi lühidalt, et kuidas me üldse jõuame selliste objektideni, siis teab ka ütleme võib-olla vastused anda näiteks, et millal me linnas või kuskil kohas järgmise objektini jõuame, siis räägiks natuke Harjumaalt hästi lühidalt, aga siis keskenduks selle Paldiski koha peale. Et me valime, aitäh! et me valime objekte tulenevalt 4 kriteeriumist ja esimene on puhtalt see. aga mis me suurim väljakutse on see, et seda tuleks niimoodi lugeda seda kaarti, et see, mis värvid on natuke paigast ära ka, et selline roheline, see on 90% kogu meie teeninduspiirkonnast. Seda me ütleme, mis on majapiirkond ja selles 90% territooriumi 10-25 miljonist me ehitame uusi liitumisi välja ja päris ütleme olemasoleva võrgu ümbertegemiseks jääb meil kuskil alla 60 miljoni euro. Et see on tegelikult see struktuur, kuidas me liigume. 100 on palju, aga päris suurde rauda läheb 60, nutikusse läheb 20 ja uued asjad on 25. Tikete arv 12 000, pärast seda, et aastast 2010 oli meil 30 000, kus toome, me ise mõõdame ikkagi koos, aga on toodud ka tormimõjud, ütleme 2013 oli päris suur tormi oli, aga vaatame ka sellele, näiteks 2013 oli rikete arv sama suur kui 2012, kus ei olnud ühtegi tormi. Et ilmselgelt meil see trend on nagu langev ja õigesse kohta on asjad läinud. Ja teine näidik, mida me vaatame, on veel see, et kui näiteks on meil majapidamisi, et palju siis iga majapidamine, katkestatud majapidamine keskmiselt kogeb katkestust, siis kahjuks päris suur arv kogeb neid katkestusi ikkagi üle Eesti veel. Et kui meil kokku on seal näemetad 600 000 klienti, siis eelmine aasta vähemalt korra sai katkestatud natuke üle 300 000 klienti, vähemalt ühe korra. Harjumaal me läheme stabiilselt kuskil 8-9-10 miljoni investeeringute juures, see on see, mis läheb puhtalt rauda ilma liikumist, et see on olemasoleva võrgu väljavahetamiseks. Et ta on siis võtta seda, et 60 miljonit oli see reaalne, aga Harjumaale läheb ikkagi rohkem proportsionaalselt, et on 10-15%, mis on päris suur summa. Suuremad objektid, ega Paldiski on Harjumaa 2014 suuremaid objekte. Rahaliselt on meil teatud suured alajaamad Tallinnas, Põuel, kaablite vahetusi ja mis siiapoole võib-olla mõjutab, et hästi palju panustame tavadavast murastest siia Laulasmäe selle ranniku ääre poole, kus on hästi tugevalt arenenud elamukvartalid ja olemasolevad suvilad ehitatakse, koormused on muutunud, et seal olemasolev pingeklass isegi ei ühe koormed edasi enam, et sinna me panustame iga aasta teatud projektidega järjest rohkem. Need jooned siin, need on kõik keskpinge kaablid, et me oleme siia ehitanud 2 uut jaotusalajaama, üks oli siinpool linna, teine siinpool linna ja siit on näha ka, et mis siin on, et meie teame järgmisi planeeringuid, te võib-olla teate rohkem, aga siit on küsitud Pallase piirkond on 12 mega kuskil, siis Sadamaalal on 3-4 mega veel, siis sinna on 2, ma ei tea, kas see on see e-profiili oma või see on uus asi, see on juba uus asi. See on platsid, logistikuplatsid. Logistikuplatsid, et siin neid suur aitäh! Järgmine on meil Virumaal Jõhvi ida. Kui vahepeal midagi Ette vist ei võida. Läbi selle ruumi on kõik erinevad kaitsed, mis jälgivad olukorra olemas. Siin väga palju ei olegi midagi füüsiliselt. Siin on üks käes. Siin on 6 kilo. Aga tuli nii, et toodega, siis ole.
ega just iga liin, mis välja läheb maa, siis hakkab sellisest kapist pihta. Sisse, see näitab tegelikult kaabel sisse tuleb, et see on üks lüliti vahel, mis on põhimõtteliselt lülitiks siin kohas sees. Ja see lülitik on selline põhimõtteliselt, et seal on kontaktid sees. Keskkonna. Vaakum. Vaakum on siin. Siin on vaakum ja kui midagi juhtub, võrgud mida lülitada, siis kontaktid on lahti ja vaakum on selline keskkond, siis on see asi liikuma. Siin peab nüüd hoiatama jah, et siin on kiivriga lööb eriti hästi pead ära, ilma nii hästi ei löögi. Kiivrit ei ole, siis saad aru, et pea on nagu valus koht. See on see Eesti statistika järgi tehtud, et vastavalt Eesti inimestele. Oota, aga sul on siis nagu need vanade ja uute vahel mingisugune muhvid tehtud? Ja loodame, et seda ei pea kunagi testima, aga vähemalt ta peaks 60 minutit kannatama iga ruum tuld välja. Potentsiaalselt piirkond.